uksest välja. Tulite siia, siis kas see teekond, mis teid ees ootas, kas te ootasite seda teekonda? Kas oli mõnus, meeldiv keskkond? Te teadsite, see on täpselt see teekond, mida ma tahaksin läbi jalutada, kogeda, tunnetada. Või see oli selline teekond, kus mõtlesid, et kõige parem oleks silmad kinni see läbida, jõuda kohale nii kiiresti kui saab ja ma ei puutu sellega aktiivselt üldse kokku. Ehk et see teekond ja see ruum, milles see teekond aset leiab, mõjutab inimeste käitumisvalikuid ja liikumisviisi valikuid. Ta mõjutab selle kaudu ka meie kehalist aktiivsust. Kui hästi me üleüldse oleme altid aktiivseid liikumisviise oma igapäevaelus kasutama, oma igapäevaelu integreerima. Ta mõjutab meie füüsilist tervist, ta mõjutab meie vaimset tervist ja heaolu. Saastunud keskkond ei ole meile hea, puhas keskkond ei too esile terviseriske. Ja siis ta mõjutab ka sotsiaalset heaolu selle kaudu, et millistele sotsiaalmajanduslikele rahvastikurühmadele on siis tervislik keskkond, avalik ruum kätte saada nende igapäevaelus. Ja kes võib-olla ei saa valida ja peavad elama siis suure liiklusega magistraaltänava ääres korteris, kus aknad avanevad ainult sellele liiklusmürale ja saastele või kes siis peavad elama tööstuspiirkondade vahetus naabruses, juhul kui see häiring tuleb sealt üle piiri. Et see teinekord ei ole meie valik ja rahvastik võib ka sotsiaalselt jaotuda puhta keskkonna või ütleme keskkonna kvaliteedi lõikes ebaühtlaselt ja siin võivad tekkida sellised struktuursed erinevused. Ja mõtleme siis nende erinevate füüsilise keskkonna kvaliteedi parameetrite peale, mis meie igapäeva eluruumi iseloomustavad, siis me räägime väliruumist. Kõige suurema tervisemõjuga on õhukvaliteet. Kui puhas, kui saastunud see on, me räägime tahketest, osakestest, erinevatest gaasilistest saasteainetest ja õhukvaliteedi määrab paljuski ära ka meie liikumiskäitumine. Seesama, et kas me siis sõidame isikliku autoga ja tekitame seda saastet sinna samma meie enda liikluskeskkonda või mitte. Ja õhukvaliteet on omakorda seotud paljuski helidega, liiklusmüra on mõjuastmed siis ka nii-öelda top 3 keskkonnakvaliteedi hulgas, mis meie tervist ja heaolu mõjutavad. Helid võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Linnulaulu me võib-olla peame hea tervise mõjuga ja hea sotsiaalse mõjuga heliks meie linnaruumis, kui liiklusmüra seda ei ole. Ja siis ehitatud keskkond, see liikumiskeskkond ise mõjutab siis, nemad on siis omavahel väga tugevalt seotud. Kuid ka temperatuur ja linnades selle sama liikumiskeskkonnaga seoses ka samamoodi me oleme sageli suvisel perioodil avatud siis kuuma saartele või soojussaartele, piirkondadele, mis neelavad ebaproportsionaalselt rohkem soojust ja kiirguvad seda tagasi. Ja selle kuuma saarega me just nimelt puutume kokku väliruumis liikudes läbi selle ruumi. Ja see võib omakorda mõjutada siis meie terviseseisundit, aga ka meie liikumisvalikuid. Ja väga oluline on siin, tuleme tagasi meie eelmise ettekande juurde, see võrade liituvus, ehk et kas ka see linna ökosüsteem suudab meile pakkuda varju, suudab meile pakkuda lisaks sellele ka silmarõõmu või on ta lihtsalt ainult ülevalt 3D vaates satelliidipildi pealt tuvastatud golfiväljak või muruplats ja tegelikult tal seda terviseväärtust ja heaoluväärtust inimesele ei ole. Ehk et me peaksime vaatama alati 3-dimensionaalselt linna ökosüsteemide kvaliteeti. Ja siit me jõuamegi siis selle rohelise ja elurikkuse aspektini või ka siis veekogude, veesilmade, ka erinevate vihmapeenarde ja selliste äkkvihmade tulvavetega hakkama saamise mehhanismide juurde. Me võime rääkida ka lõhnadest, mida me tajume. Ehk et kokkuvõtvalt meie taju, meie selle avaliku ruumi, selle ümbritseva keskkonna taju on multisensoorne. Meie mitmed meeled on korraga töös. Me näeme, kas või näiteks saasteained, autosid, elavat liiklust. Me kuuleme, me tunneme tolmu, erinevaid lõhnasid. Me ka kombime, kas kui tasane on see meie pind, kas või kus me liigume. Ja kui me teame paljuski võib-olla õhukvaliteedi mõjusid tervisele või ka müra mõju tervisele, siis väga suur küsimärk on see, et kuidas need omavahel veel kombinatsioonis toimivad. Ja kas näiteks helid, kui meil on tegemist linnulauluga,
tasandab ära liiklusmüra kahjulikku mõju või mitte. Ja teatud piirini ta seda teeb. Ehk et see multisensoorika, et see on omavahel koosmõjus. Sellepärast peab seda vaatama tervikuna. Kui me toome need tervisemõjud siis siia juurde välja, siis me teame, et Euroopas, kus on ranged keskkonnanõuded, põhjustab õhusaaste ligi 400 000 varajast surma aastas, mis ei oleks pidanud nii vara toimuma. Kõrge temperatuur 180 000 liiga varajast surma aastas, liiklusmüra 12 000 surma aastas, mis tuleb sellest pidevast survest, stressist ka südame-veresoonkonnale, ka vaimsele tervisele ja see on ainult jäämäe tipp. Et see tervisemõju ulatus, mida ka liiklusmüra tekitab, on iseenesest palju laiem. Ja nii edasi. Et need keskkonnategurid on päriselt olulised ja nad päriselt mõjutavad meid ja me võib-olla seda alati ei taju. Euroopa Keskkonnaagentuur on arvutanud välja, et iga 8. surm Euroopas tuleneb halbadest elukeskkonna tingimustest. Iga 8. ja me oleme Eestis just siin täpselt see 12-13%, iga 8. See on siis õhusaaste, müra, kemikaalidega kokkupuutumine, kliimamuutused ja kuumalained, kuid põhiline rõhk on just nimelt nendel õhusaastel, kuumalainetel ja müral. Ja see ei ole nagu liiga hästi teadvustatud fakt. See tulenebki sellest samast avaliku ruumi kvaliteedist, mida me ise loome oma ruumiloome protsessis, mida me ise loome oma igapäevaste käitumisharjumustega indiviididena. See toimub alati koosmõjus. Ja keskkonnategurid mõjutavad tõesti inimest üle keha, neid erinevaid haigustüüpe on väga mitmekesiseid ja erinevaid ja neid ma ei käi siin läbi, aga ta mõjutab nii akuutselt kui ka krooniliselt meie tervist. See kõik ei ole nii negatiivne, see keskkond ainult ei avalda meile negatiivset mõju või kahjulikku mõju. Tegelikult me alati ootame või otsime ka seda, et kuidas saaks elukeskkond meile avaldada positiivset mõju. Ja linna rohealad, siis kui me räägime asumitest, asulatest, linna rohealad on siis need aseained, looduse aseained linnaruumis ja nad mõjutavad inimeste heaolu väga mitmeti. Võime välja tuua 3 põhilist protsessi. Kõigepealt kahju vähendamine. Ta mõjub puhveralana saaste ja inimese vahel, ta võib absorbeerida näiteks saasteaineid, ta tasandab või leevendab soojussaari, kokkupuudet kuumaga. Teine asi, ta taastab võimekust, näiteks ta taastab tähelepanu, aitab stressist taastuda, parandab kognitiivset võimekust inimestel mitmeti. Või ta loob võimekusi. Näiteks ta soosib füüsilist aktiivsust, kehalist aktiivsust ja meie enda võimekuse kasvu selle kaudu. Ta loob võimalusi sotsiaalseteks suheteks, ruumiks, kus me saame kogukonnana suhelda inimeste vahel turvaliselt üksteist kas või tänaval mööduda ja silmsidet luua ja aeglaselt liikuda. Aga ta näiteks loob ka või parandab ka immuunsüsteemi ja varajane kokkupuude loodusega lapseeas ja mullaga ja kõikide bakteritega aitab ära hoida täiskasvanu eas avalduvaid allergiahaigused ja allergiasümptomid. Näiteks ka sellist tüüpi võimekust loob siis kokkupuude linnaloodusega. Ja hoiab ära enneaegseid sünnitusi ja nii edasi. Seda sama, milline on meie linnaloodus või milline on meie elukeskkonna kvaliteet ja millised on ka need erinevad saastetegurid, saab mõjutada ruumi planeerimisega ja ruumi loomisega. Ja siin Müller ja kolleegid ja tegelikult Mark Neubenhuisen, võib-olla olete kuulnud üks keskkonnatervise täna või kaasaegseid liidreid, on siis pannud kokku sellise skeemi, mis näitlikustab seda mõjuahelat ruumi loomest ja ruumi disainist kuni siis selle jääme tipuni ehk suremuseni. Meie eesmärk on see, et meie inimestel, kõigil meie inimestel oleks hea füüsiline ja vaimne tervis ja meie tervena elatud eluaastad oleksid maksimaalsed. Meil ei avalduks liiga varajaselt siis akuutseid haiguseid, kroonilisi haiguseid, enneaegset sünnitust või varajast suremust ja ehk et need 2 ülemist otsa on siis tegelikult ju meie eesmärk
ja me võime küsida, kas meie ruumiloome otsused soodustavad seda või loovad just nimelt neid saasteaineid ja kahjulikke tegureid, mis toovad kaasa siis erinevad haigused. Ja me võime rääkida, et ruumiloome enda parameetreid on mitmeid, selgelt, et kui tihe see ruum on, kui kättesaadavad meie jaoks olulised sihtkohad, kui hästi ühendatud need sihtkohad omavahel on ja milline on see transpordi infrastruktuur ja taristu, kas ta soodustab turvalist ja aktiivset liikumist või mitte, kui jalakäidav või rattaga sõidetav see keskkond on ja kui palju sinna rohelist linnarohealasid. See mõjutab meie käitumisotsuseid, liikumisviisi valikuid. Ja nende liikumisviisi valikutega ja tegevustega, mis siin linnaruumis toimuvad, tekivad siis need erinevad stressiallikad. Kas see on siis saaste, kõrge temperatuur, kas meil on kaitse UV-kiirguse eest või mitte ja nii edasi. Ja siit siis arenevad välja kas siis haigused või siis enneaegne suremused. Et see on siis see rada nagu üldisel tasandil. Ja ehk maakate, maakasutus, taristu ja liikumiskäitumine on siis kõik need tegurid, mis seda keskkonnakvaliteeti hakkavad kujundama, kuid kas haigused avalduvad või mitte, või kas ma elan tervena või mitte, sõltub väga paljuski ka individuaalsest tundlikkusest, et meil on indiviiditi varieeruvus väga suur. Selle kõrval on oluline ka sotsiaalne haavatavus. Kas meil näiteks on teadmine, kas meil on või ka selline sotsiaalne võrgustik, kes aitab meil siis elada tervislikku eluviisi, valida tervislikke liikumisviise või kõik algab pihta tegelikult kodukoha valikust ja elukoha otsustest. Ja kui me teeme oma elukoha otsuseid indiviididena, peredena, sotsiaalse struktuuri osana, siis kas me mõtleme ka selle peale, milliseks kujuneb minu käitumine, milliseks kujuneb minu kokkupuude keskkonnaga ja kuidas see võib hakata mind mõjutama, aga samamoodi, kuidas mina hakkan oma käitumisega mõjutama teisi kaaskodanikke, kes selles kogukonnas elavad. Ja me loomulikult siis indiviidide põhjal, indiviiditi me teeme otsuseid oma tegevusruumis. Kas te tulite täna füüsiliselt siia, mitte jäänud kaugtööd tegema või tiimsis osalema läbi klappide. Ehk et see, kus ma viibin, mis kellaajal ma viibin, millega ma liigun, kui kaua ma olen eksponeeritud sellele keskkonnale, see siis mõjutab lõpuks ka seda, kui tõenäoliselt võivad avalduda siis need erinevad haigustunnused või kui tõenäoliselt ma võin püsida keskkonnast tulenevalt terve. Ja me räägime siin tervisemõjudest ja tervisemõjude ebavõrdsusest. Kokkuvõtvalt võiks öelda, turvaline, puhas, tervislik ja kestlik keskkond on inimõigus. Ja tõesti see nüüd täna on inimõigusena defineeritud. ÜRO inimõiguste nõukoda võttis selle resolutsioonina vastu nüüd siin 3,5 aastat tagasi koroona ajal ja ÜRO Peaassamblee siis kinnitas seda 3 aastat tagasi. Ja see on vabatahtlik resolutsioon, see ei ole täna siduv liikmesriikidele, kuid liikmesriigid mõistagi saavad sellest juhinduda oma enda seadusloome või regulatsioonide väljatöötamisele, mis see siis on see, milliseks me soovime oma keskkonda kujundada, selleks, et kõigil, meid kedagi ei ole liiga palju, meil kõigil, kes me siin elame, oleks tegelikult võimalus elada keskkonnas, mis ei ohusta tema tervist ja heaolu. Aitäh!